Lahendame nüüd need järgmised ruutvõrratused. Kõigepealt selle esimese ruutvõrratuse lahendamiseks viime selle võrratuse normaalkujule ehk kõigepealt siis avame valemi järgi sulud. X ruut miinus 2x pluss 1 on väiksem võrdne 1/4. Nüüd võrratuse lahendamiseks teame, et paremale poole peab tekkima meil 0. Nii et viime siis selle pluss 1 ja 1/4 viime ka teisele poole ja saame, et ta on väiksem võrdne 0. Nüüd saame siin koondada 1 miinus 1/4, see on siis pluss 3/4. Väiksem võrdne 0. Nüüd järgmisena oleks meil vaja siis leida selle avaldise nullkohad ehk leida selle vastava võrrandi lahendid. Nüüd, kes soovib, võib muidugi lahendada seda võrratust peast, proovides Weti teoreemi tingimust, aga kui peast valmistab see raskusi, siis võib loomulikult ka lahendivalemit kasutada, kas siis lahendivalemina siis taandatud ruutvõrrandi lahendivalemit või ka siis üldjuhul taandamata lahendivalemit. Nüüd praegusel juhul näeme siis, et lahendite korrutis on siis 3/4 ja lahendite summa peaks olema 2. Mis ütleb meile, et lahendid peaksid olema samamärgilised, kuna korrutis tuleb positiivne ja samamärgilised, siis järelikult mõlemad ka positiivsed, sest summaks muidu 2 ei saa. No siin, mis need lahendid võiksid olla, näiteks 0,5 ja 1,5. No kontrollime ka 0,5 korda 1,5 ehk pool 1,5 on ju 0,75 ehk 3/4 ja nende summa annab ka kenasti 2, seega on meil need lahendid kenasti täiesti õiged. Nüüd, kui on nullkohad leitud, siis kanname nad arvteljele 0,5, 1,5 ja nüüd siis vaatame oma võrratust, mida me siin tegelikult siis ju lahendama hakkasime. Et ruutliikme kordaja on positiivne, siis järelikult parapool avaneb ülespoole ja meil on võrratus väiksem võrdne 0. Väiksem on siis see piirkond, kus meie skitseeritud abijoon on X-teljest allpool ja nüüd saamegi jooniselt lugeda välja siis lahendi hulgaks, et 0,5 kuni 1,5. Ja kuna meil tegemist on mitterange võrratusega, mis ütleb, et ka nullkohad on kaasa arvatud, siis lahendi hulgaks saamegi lõigu 0,5 ja 1,5. Ja oleme esimese võrratuse lahendanud. Vaatame, mis nüüd teisest võrratusest saab. Kõigepealt siis, kui asume nullkohtade leidmisele, paneme ta võrduma 0-ga ja kui me nüüd lahendame selle vastava ruutvõrrandi ära, viime teisele poole, ka miinuseta muidugi ja jagame siis X ruudu kordajaga läbi, nii nagu mitte täielikul juhtumil ikka tehakse, saame, et X ruut võrdub siis 2/50, mis taandades annab 1/25. No ja seda on ka hõlbus nüüd peast lahendada, 25 on ju 5 ruut, järelikult üheks lahendiks on 1/5 ja ärme unusta, et ruutvõrrandil on ikkagi 2 lahendit ja samamoodi sobib siis ka -1/5. Ja kui lahendid on leitud, nullkohad on olemas, kanname nad mõlemad siis ka arvteljele. Ja nüüd võrratus siis, mida me siis praegu siis lahendame, see, mis meil siin ülesandel alguses on antud. Siin me näeme, et X ruudu kordaja on negatiivne, -50. Järelikult meil siis parapool peab avanema allapoole. Ja nüüd lahendeid leides otsime piirkonda, mis on suurem võrdne 0, kus on parapool ehk abijoon ülevalpool X-telge, see on siis -1/5 kuni 1/5 ja oleme saanud siis lahendi hulga -1/5 1/5. Nii, ja jällegi nagu eelmises näites on tegemist mitterange võrratusega, mis annab meile siis tingimuseks, et ka nullkohad rahuldavad seda võrratust. Ja seega siis märgime need nurksulud sissepoole. Ja sellega oleme need ülesanded lahendanud.